Your attention, please. There is a fire in the building. Please calmly evacuate by the nearest exit staircase and get at the assembly point. Do not use the elevator. Oh my god. Issand jumal, see kõik juhtus siis, kui me olime kaubanduskeskuses. Täna on 26. detsember, me oleme siin kaubanduskeskuses, kus me käisime paar päeva tagasi, kus Liisa roni, see tahtis täna jälle ronima tulla ja jõuluasjad on juba ära korjatud. Näete, siin ukse ees ei ole seda enam. Ei, ma arvasta, nägin neid eile. Aha, ja me näeme oma aknast seda kohta. Meie maja on seal. Meie aken on umbes kuskil seal. No see on nurga peal. Nüüd on siin nagu mingi kafee ja pilliskivid. Ja siin keskel käis tohutu möll. Ja robot. Inimesed tegid pilti mingite tegelastega. Siin oli see suur klaaskuul, kuusk, jõuluasjad. Rongiliiklus tundub toimivat. Kui muidu Liisa on pool tundi võtnud ronimiseks, siis seekord ta avaldas soovi võtta tund aega. 15 minutit on möödas. Vaatame, kas ta jaksab tund aega järjest ronida või ikkagi lõpetab varem ära. Aga väga lahe on vaadata, et need rajad, mis talle alguses tundusid võimatud, meeletult rasked, kus ta jäi poole peale, siis teinekord juba läks kõrgemale ja need alguses väga rasked rajad on nüüd tema lemmikud. Tund aega järjest aktiivset turnimist. Liisa on tõeline sportlane. Veits palavakas, jah? Veits! Ma käisin turfee all. Otsa esis pesin. Milline on kõige parem minisoopood? Vastus on see, see pood, kus sees on pink. Sellepärast, et Liisa võib sellises poes veelda tunde. Ma sain istuda, ma lõikasin just vlogi osa kokku. Tuleb valida need minisood, kus on pink. Ja peaks välja selgitama, et mis teema siin nende kujukestega on. Nagu näha, siis siia poodi on ohtralt kaupa juurde tulnud. Ja see pood koosneb ainult sellistest kujukestest. Mida? Ma olen sugust nägudega. Jep. Vaatame, kuidas me üle saame.
kohas on sellised asjad pandud, et siis rollerid ei saaks kõnniteele tulla sõitma ja parkima ja peab ütlema, et see on väga mugav. Me oleme siia. Thank you for your understanding. Kastmisauto teeb nii palju häält. Või isegi ei kasta enam. Ikka teeb seda häält. Your attention, please. Midagi piiksub. Fire alarm has been activated in the building. Fire alarm has been activated. Please remain calm and stand by for instructions. Thank you. Your attention, please. Fire alarm has been activated in the building. We are investigating the situation. Please. Ooh la la. Your attention, please. There is a fire in the building. Please calmly evacuate by the nearest exit staircase and get at the assembly point. Do not use the elevator. Nüüd öeldakse, et evacuate, aga see ei peaks ju tõsi olema, sellepärast nad ütlesid, et see on test. Ma arvan, et me ei pea midagi tegema. Ma arvan, et me ei pea midagi tegema. Sellepärast, et just ütlesid, et see on, et me testime ja carry on your normal life ja me anname teada, kui on completed. Your attention, please. The fire safety test is now completed. If you hear another fire alarm, please remain calm and await our instruction. Tuletõrje alarm on nüüd completed. Aga mis see mingi another fire alarm? Et kui me kuulame järgmist alarmi, siis me peame jääma rahulikuks ja kuulama instruktaaži. Aga see ei mõelnud nagu, et teine kord. Jah, kui teine kord tuleb. Aga see test on nüüd läbi. Miks see 2 korda lasi? Nagu ma mainisin, siis kõige parem minikood ja minisoo on see, kus sees on ping. Just oli mega ilus ilm, kõndisime siia poodi, käisime sööma, siis mõtlesin, et läheks ühte teise kohta kohvi jooma, kus ma pole veel käinud ja ei saanud aru, et vahepeal on totaalne muutus toimunud. Selline vesi on ikka vahepeal maha tulnud. Vau, kuidas lainetab. Täiesti lainetab. Pole minu süü. Oh my god. Ei saa midagi teha. Issand jumal, see kõik juhtus siis, kui me olime kaubanduskeskuses. Jah. Pole minu süü. Ei saa midagi teha. Ma ei näinud seda. Täitsa lõpp.
jõhker, sükast nalja pole siin veel näinud. Ja vihmaperiood peaks tegelikult läbi olema. Ammu ilma. Ja mõelda vaid, et kogu see möll toimus siis, kui me olime kaubanduskeskuses rahulikult täiesti paha aimamatult ja me läksime sinna jala jumala ilusa ilmaga. Viimased asjad siin suruda kotti ja kolime 3 päevaks siit korterist ära, aga jääme samasse majja. Nii, me just astusime sisse oma 3 päeva koju ja jäädvustame siis esimesi emotsioone, mis meid siin ees ootab. Vaade on räme. Wow. Assa. Wow. See on minu lubanes. Mul on külmavärinad. Ma tegelikult sain juba eile teada, et me tuleme 15 korrust kõrgemale. Me oleme 37. Kui me olime siiani, me olime 22. korrusel ja nüüd me oleme 37. korrusel. Et siis mul juba oli nagu päris huvitav ja seda, et jõevaade on, ma nägin ka piltide pealt, aga noh, siin riigis, ükskõik kus riigis tegelikult, ära kunagi enne ole kindel, kui sa ei ole oma silmaga näinud ja nüüd me siin oleme. Ma tahan rääkida sellest, et ära ole kindel sellest, et 2 kohas on nii, et saab kommi, aga ei saanud. Jah, mis mõttes te lubate, et te annate kommi ja siis ei anna? No nii, igatahes. Mis see telekas juba naljaka kujuga? Telekas on naljaka kujuga. Nii. Vaatame siis rõdu. Ja see on meie 3 päeva vaade. Vau, kui lahe. Vau, meil on peaaegu penthouse'i üle. Jaa, penthouse'id on siin üleval, ega siin 42 korrust on liftis nuppe. Mõned on läinud isegi 41-le, aga 42-l pole kedagi näinud minemas. Siin on ilmselt, nagu meil oli eelmises, selline pesuvärk. Nii, siin siis oli Liisa tuba. Ja sama vetsupott on mul, aga sul on see sama, mis sul need nupud. See on väga sama. Igatahes siit ma lähen siis otse nüüd enda master bedroomi. Vannituba on siin ja magamistuba on siin. Aga minu WC on täitsa sarnane. Ja magamistuba vaade on siin. Ma võikski seda vaadet vaatama jääda, siin ikka näeb nii kaugusesse. Vau, siit näeb neid maanduvaid lennukeid ja vaikne on. Tõesti on täiesti vaikne. Meie kohvikohas käivad need asjad niimoodi, et ma lähen uksest sisse, ei pea ühtegi sõna ütlemagi. Juba hakatakse mulle tegema flat white'i. Ja kaasa. Me oleme jälle kinos. Seekord tulime vaatama Siilsoonikut ja võtsime mingisugused Gold Glass piletid, mis peaks olema selline vähe teistmoodi kinosaal ja sellega kaasneb selline lounge. Sa lähed sinna lounge'i ja siis sealt otse lähed sinna saali ja seal saalis saad tellida teenindust, siin on mingid komplimentari snäkid ja joogid. Me kusjuures ei teadnud seda, et see nii on. Aga mõtlesime, et igaks juhuks tuleme küsima, et mis see Gold Glass on, et meil on ka pileti peal see kirjas. Kaubanduskeskuse keldrikorrus laupäeval. Korralik melu käib. Lähme vasakule. Meie lähme toidupoodi ostma marakujat.
Liisa soovis endale juba tegelikult ammu, juba siis, kui me Hoi Annis olime, sellist sushi komplekti. Loomulikult ei ole tegu tavalise sushiga, vaid kommisushiga ja me oletasime, et siin on sees vastava kujuga kummikommid, mis sa siis võtad ja paned üksteise peale. Ma mõtlesin. Boy, were we wrong. Me nüüd hakkame siin nuputama ja meisterdama ja mõtlema, tõlkima mingisugust väga pikka ja keerulist juhist. Me juba oleme siin proovinud, kuidas sellistest asjast tuleb kokku. Pulbrikotikestest kuidagi siia sisse, lisades vett, peavad tulema erinevad sushi tegemise komponendid. Ja alles siis saab minna sushi valmistamiseks. Riisivanjooke hakkan tegema. Äkki nii piisab vist. Ma ei tea, ma ei oska seda väga teha, aga ma lihtsalt teen suvaliselt. Siit peab natukene seda riisikest ära võtma. Lõin. Jõkkane. Noh, täitsa sushi. Topime siin siia sisse rohkem. Kalamar ja pasta on see. Kalamar ja määre. Kuigi see pildil on vaata üks pallikesed. Noh, need pildid ongi ebarealistlikud. Niuka näeb siis välja minu sushi. Täitsa sushi maani. Sushit osta, siis oska siukene sushi, see on kõige parem. Aitäh, jämma. Issand, kui palju läheb? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 laeva. Oi, vaata, kruus sõidab. Tagant tuleb veel üks. Värske mahl ja maailma parim kohv maksavad kokku 3 eurot ja 77 senti. Lihtsalt ütleme. Sõit 37. korrusele kestab ikka tunduvalt kauem kui sõit 22. korrusele. Ma räägin siis natukene sellest, miks me oleme siin korteris 3 päeva. See on sellepärast, et kui me tulime siia linna, siis me broneerisime endale selle teise korteri, kus me olime eelnevalt. Ja otsustasime seda pikendada, sellepärast, et meile meeldis seal. Ja pikendasime siis nii kaua, kuni sinna tuli lihtsalt üks teine Airbnb broneering peale. Ehk siis saime seda pikendada kuni 28. detsembrini. Nüüd 3 päeva on seal teine inimene ja siis ma broneerisin selle uuesti 31. aasta viimasest päevast kuni 7. jaanuarini, kui meil on plaanis minna Taisse. Võib-olla see on minu pitsa. No tegelikult on kanaga. No, aga ma ei tea, kas see on minu pitsa, keegi teine tuli seal. Aga kõige läheb. Oligi minu pitsa. See pitsa on tõeliselt hea. Vaadake, kuidas see põhi on nagu kergelt kõrbema lastud. Ja see teeb selle jube heaks. Ja taigen on neil täiesti isemoodi, nagu neil oleks mingi salaretsept. Ja siin pitsa peal on teriyaki kana ja norileht. Ja ma alguses kartsin, et see nori nagu hakkab seda maitset üle trumpama, aga ei. See sobib väga hästi. See ongi see pitsa koht, kus üks päev oli 35 mintsa oota järjekord, kui me olime siin keskuses. Ja tõesti väga hea, väga professionaalne koht, jumala äge koht tõesti. Ja kui me sisse läksime, siis kõik need 10-15 töötajad, kes seal leti taga askeldasid pitsade ja taigna ja kõigega, kõik teretasid. Väga lahe. Ja nüüd ma saan lihtsalt rikkaks.
üks siuke torn kukkus sinna sisse. Ma võib-olla müksasin seda kohe vaata. See oli lihtsalt nagu ääre peale ja Kristel läks neid tooma veel, et saaks selle nüüd torni ümber, aga ootke vaja, aga me saame nüüd muid asju mängida. See on rikkar. Võib-olla võiks olla masina timpetana. Siit peab veel väga palju pileteid välja tulema. Ma tegelikult teen 40 tokenit 20 asemel. Said või? Ei, ma võtsin. Ma ei kuule. Ma pidin tooma 20 tokenit juurde, tegin 40. Miks? Tahtsin. Ühesõnaga, mõte on selles, et me oleme siin kasiino hulluses praegu ja tulime mängima seda mängu. Siin oli see torn oli siin täiesti ääre peal ja kui see torn kukub alla, siis tuleb välja, et sa saad 1500 piletit. Ja piletit sa saad vahetada auhinna vastu. Ja siis me siin võtsime neid tokeneid natukene juurde ja panime siia, mõtlesime, et see torn on nii napilt. Ja siis ma läksin, Liisa jäi siia ootama, ma läksin tokeneid juurde tooma, sest et meil ei andnud see torn rahu ja vahepeal lihtsalt see torn kukkus ise ümber. Ma olen nii rikas. No proovin. Ussoro. Lasi lahti, nägite, ta lasi lahti. Me tegelikult teame, et nad lasevad lahti, et nendest kunagi ei saa, aga me ikka proovime. Mis selle viga? Ikka võtab sealt. Ossa, ma sain selle Midagi kukkus. Said auhinna? Junni-punni ja selle tähe. Lahe. Junni-punni. No nii, meie viimane mäng täna. Nüüd on see ametlik ja 100% kindel. Need murututid selle jõe peal liiguvad mõni päev ühtepidi ja mõni päev teistpidi. Siiamaani mul küll oli siuke tunne, aga ma natukene ikkagi kahtlesin endas. Aga nüüd ma näen, et nad liiguvad teisele poole. Küll väga aeglaselt. Ja täna on neid vähe. Aga siiski. Aga muidu on täna aasta viimane päev. Meie valmistume nüüd korterist lahkuma. Ja siis vaatame, mida aasta viimane päev meile toob. Tellisin mingi joogi. Shenzheni nimelise joogi. Liisa maitseb. Ma olin kindel, et kui Liisa seda maitseb, et siis ta saab trauma sellest joogist. See on aga siuke maitse on. Peal on sul ju. Jah, tahaks midagi peale juba. Või ju. Ma siiamaani see. Sa võtsid nii suuri lonkse. Ma võtsin suuri lonkse, jah. Ma halb. Aga ma arvan, et see on tervisele hea, nii et ma ikkagi joon selle ära. Ma ikkagi ei suuda seda jooki lõpuni juua. Ja Liisa ei suuda oma suppi lõpuni süüa. See on mingi lima peale. Vana aasta õhtu. Kell on 8. Me oleme ainsad hingelised. Kes on jõusaalis. Ja meil jõuavad smoothie bowlid kohe krääbiga maja ette. Nii et lähme vastu ja siis hakkame ka uut aastat ootama. See jõevaade oli väga ilus, aga ma pean tunnistama, et mulle meeldib rohkem olla siin pool.
sellepärast et mul on algusest peale meeldinud jälgida seda Vietnami liiklusvoolu. Minu arust see on nii huvitav ja see on nii sujuv ja see on nii ühtlane. Vaadake lihtsalt, kuidas need rollerid lähevad nagu sujuvalt peateele, ei ole mingisugust, ma ei tea, järske pidurdamisi, seisma jäämisi, kõik lihtsalt lähevad. Kõik kulgeb nii ühtses tempos ja seal ka vahepeal tekib sinna selline väike pundar, aga ikkagi kõik liiguvad. Ja minu arust on seda nii vahva vaadata. Ja lisaks muidugi basseini on põnev vaadata. Ja minu lemmikmood on see uks seal ees, see alumine osa, see Estrella. Kaubanduskeskuse uks või? See on mu lemmikmood vaadata. Kogu aeg vaatan lihtsalt seda aknast. Rongi ma iga kord tahan. Jaa, see on lahe, et siit näeb rongi ka. Fifi, 3 minutit aastavahetuseni. Fifil on ka šampanja ootel. Aastavahetuse ootel. Juhuu! Mis see on? Sinu šampanja. Jah. Dora. Suur. Ja, Fifi. Tõsia. Ja mis toimub õues? Rekkad sõidavad ikka, bussid sõidavad ikka, ei neil ole midagi sellest, et aasta number vahetub. Oh my god, kui täitsa vekkes, ma ei oleks osanud oodata midagi sellist. Oh my god. Täitsa lõpp. Siimu uue show lõpus võiks siuke ilutulestik olla. Siuke ring näiteks. Planeetide asjade. Appi. What? See on väga plaane. Wow. Ossa. See oranž on. Kuidas nii? Head uut aastat, Liisa. Head uut aastat kõigile. Ilutulestik kestis 15 minutit ja see oli nii ilus ja nii äge ja nii kaunis, et me oleme täiesti üllatunud, imestunud ja vahe oli see ka, et ta oli väga kaugel, seetõttu ei olnud kuulda pauke ja siin sellised majade vahel mingid suvalisi paugutajaid üldse ei ole. Et see oli tõeliselt nauditav, oli seda vaadata niimoodi. Väga ilus. Aasta on vägevalt alanud.